Tere tulemast, head vaatajad, vaatama Vihuri Targa Tehnika kodustuudiot. Targa Tehnika kodustuudio saated on vaadatavad YouTube'is, Vihuri Agri kodulehel ja kõikidel teistel sotsiaalmeediakanalitel. Tänases saates arutleme me sellise teema üle nagu generaatorid ja nõudmised nende paigaldamiseks. Ehk et oleme palju põrkunud kokku generaatoreid müües siis sellistesse situatsioonidesse, kus võib-olla hankija ei tea ka päris täpselt, millist lahendust oleks talle tarvis ja selle jaoks oleme kutsunud enda saatesse kaks külalist. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peaspetsialist Hardo Pajus ja Vihuri Tehnika valdkonnajuht Janno Proberg. Tere tulemast, mehed! Tervist! No, generaatorid üleüldiselt, ma saan aru, on tänapäeval tõenäoliselt väga suur teema, kui planeeritakse uusi ehitisi, haiglaid, militaarobjekte, mis iganes võib nii-öelda ohukorral siis sattuda sellisesse kriitilisse seisundisse, kus ilma elektrita tegutseda ei saa ja meie Vihuris siin generaatoreid hoolega müüme ka, et Hardo, sind kutsusime selle jaoks siia saatesse, et küsida sinu käest, et millised on siis ikkagi need nõudmised, mida peaks nii-öelda arvestama, kui generaatorit enda majapidamisse või asutusse planeerida, et äkki natukene tutvustad lähemalt? Kõigepealt tänan kutsumast. Jah, tõepoolest generaatorite hankimine on muutunud väga aktuaalseks. Nii ütleme ühelt poolt seoses praegu kestva julgeoleku olukorraga ja ka üleüldises plaanis, et olla valmis mis tahes kriisiks. Ja ka meie näeme oma igapäevatöös, et tegelikult tellija alati või klient ei ole alati kursis kõigega. Ja et oma igapäevatöös järelevalvet tehes me näeme ka, et ei ole nii, et võtad aga ühe õigusakti ette, ajad sealt näpuga järge ja saadki teada, millised need nõudmised on. Et generaator kui selline tegelikult on masin. See tähendab, et talle laienevad masinadirektiivi nõuded. Siis peab ta vastama elektromagnetkiirguse nõuetele. See on juba järgmine õigusakt. Ütleme, neid elektriga seotud õigusakte on tegelikult Euroopa tasandil päris palju, millele sellised seadmed vastama peavad. Ja lõpuks me jõuame tegelikult veel sellise õigusaktini, mis reguleerib generatoritele paigaldatud mootorite heitmeid, et see on nagu eriti tekitanud segadust tänasel päeval. Ja siis kusagil on veel päris elu ka, mida vaja on täpselt ja siis peame need asjad kuidagi klapitama. Ja kui me võtame arvesse, et tänasel päeval meil tihtipeale hanketingimusi koostavadki, ütleme ka kohaliku omavalitsuse tasandil inimesed, kellel võib-olla tehnilisi teadmisi ei olegi üldse, siis nad ei oskagi neid nõudeid sinna kirjutada ja teinekord võib sattuda ka siis sisse selline olukord, kus kirjutatakse hanketingimustesse midagi sellist, millele nagu turul ei olegi võimalik midagi pakkuda, sest need nõuded, mis on hankesse kirjutatud, ei lähe kokku turgu reguleerivate nõuetega. Et seda me oleme ka nüüd näinud sel aastal päris palju. Ja võib-olla tekib küsimus, et kus need asjad siis kõik kirjas on. Et samamoodi nagu meie Eesti oma seadused, määrused on kirjas riigiteatajas, on ka tegelikult Euroopa Liidu tasandil olemas siis täiesti avalikud õigusaktid, igaüks saab neid sealt lugeda. See lehekülg, mida me kasutame ise nende aktide lugemiseks, on eur-lex.europa.eu. Et seal on tegelikult kõik nii direktiivid, määrused, otsekohalduvad otsused, kõik sellised asjad on siis kirjas. Rääkides siis konkreetsemalt, ütleme, generaatoritest, masinadirektiiv 2006/42 on meil siis praegu kehtiv õigusakt, mis masinate turureegleid sätestab. Mainin ära, et tegelikult eelmisel aastal juba võeti vastu ka masinamäärus. Et siin võib muidugi nüüd jälle inimestel tekkida küsimus, et kes võib-olla igapäevaselt Euroopa Liidu õigusaktidega ei tegele, et mis seal vahet on. Direktiiv on üldjuhul selline nii-öelda raamistik, mis sätestab mingi eesmärgi ja iga liikmesriik peab siis enda seadusandluse vastavalt kohaldama, et need eesmärgid oleks tagatud. Just. Direktiiv üldjuhul ei ole otsekohalduv. Riik peab enda seadusandluses tegema mingisuguse
muudatuse, võtma selle direktiivi nõuded üle, näiteks Eestis tavaliselt tehakse nii, sest Eesti on, ütleme, Euroopa kontekstis me oleme noor riik. Meie juriidika on võrdlemisi noor. Meil ei ole enda kohalikke nõudeid nii palju, kui me võrdleme siin näiteks mingite vanade riikidega, Saksamaa, Belgia, Holland, kellel on sajandeid juriidika traditsioone, välja kujunenud reegleid, seal on ka kohati piirkonniti erinevad reeglid. Näiteks nendel riikidel on palju raskem võtta üle Euroopa tasandil neid ühtlustamise õigusakte kui meil. Mingil hetkel direktiiv läheb üle määruseks, ehk siis võetakse vastu määrus. Määrus üldjuhul samas valdkonnas väga palju oma nõuetelt ei erine direktiivist. Direktiiv oli algselt nagu antud välja selleks, et anda nagu need suunised, et riigid hakkaksid oma reeglitega liikuma selle eesmärgi suunas, et selleks hetkeks, kui tuleb nüüd välja see otsekohalduv akt ehk määrus, siis oleksid need riigid juba sealmaal. Ja ma arvan, et see nagu selgitab ära selle põhilise erinevuse siis, mis on direktiivi ja määruse vahel. Et masinate puhul siis tegelikult eelmisel aastal võeti vastu ka masinamäärus. Aga nagu nende õigusaktidega ikka on, et nad ei hakka kehtima niimoodi, et võtame vastu ja kohe nüüd kõik, mis on enne seda või peale seda, on mitte nõuetekohane. Et alati on sellistel aktidel ülemineku ajad. Et masinamäärusega on samamoodi, et praegu meil ikkagi kehtivad masinadirektiivi reeglid, millega siis paralleelselt hakatakse järk-järgult jõustama neid masinamääruse reeglid. Aga see on selline pikem protsess, et anda siis tootjatele ja levitajatele ja importijatele aega siis kohalduda. Aga käime võib-olla läbi sellise standardse olukorra. Janno, sina oled kokku puutunud mõne generaatori müügiga juba siin elus. Et võib-olla käid lahti selle poole, et missugused on olnud tavaliselt need hankekirjeldused ja Hardo, võib-olla sina siis omalt poolt räägid, et mismoodi, mida peaks siis nii-öelda jälgima ja kuidas seda siis nii-öelda kohaldada sinna? Et hästi tüüpiline näide on meil, mis ikka korduvalt jälle välja tuleb, on, et hangitakse mobiilset generaatorit, just selle mõttega, et siis saab mitmel pool seda kasutada. Näitena võivad olla omavalitsused, võivad olla siis sellised suuremad, näiteks veeettevõtted ja kellel oleks siis seda vajadust. Koolimajad, lasteaiad, kõik haiglad kindlasti. Ja hangitakse siis mobiilset generaatorit ja mida meie näeme on siis see, et tegelikult kui me need hanketingimusi vaatame, siis juba ütleme niimoodi, et need korduvad, et paistab, et on siis kuskilt kellegi vana hanke dokument võetud ja siis seda siis nii-öelda kasutatakse uuesti, aga ei ole siis rõhku pandud sellele, et võib-olla see originaaldokument ongi 5 aastat vana näiteks, aga siis sel ajal ei kehtinudki veel mootoritele need emissiooninõuded näiteks. Aga tänasel päeval siis tegelikult, kui hankida mobiilset generaatorit, siis mootor peaks vastama kindlasti siis Stage 5 emissiooninõuetele. See ülemineku aeg on ka möödas juba tänaseks päevaks ja mille vastu me oleme siis põrkunud, et loomulikult, kui on hange üleval, siis hanke tingimusi saad täpsustavaid küsimusi saad esitada seal, saad oma nii-öelda siis arvamust või täpsustust lisada, et oleme ka seda teinud. Asi on küll see aasta paremaks läinud, et nüüd juba hakatakse siis nii-öelda seda nõuannet või küsimust ka tõsisemalt võtma ja pannaksegi muudatus sisse hankesse, et peab vastama siis mootori emissiooni nõuetele see ja see. Eelmine aasta ikkagi veel ühesõnaga sellest aru midagi ei saadud, öeldi, et ei, meie ei rendi seda, meie äri ei tee, meil on ta lihtsalt siin lasteaia jaoks ja kooli jaoks, et meile see ei kehti. Ja siin oli ka nii-öelda tõlke küsimus määrusest otse, et tekitas segadust tegelikult, et eesti keele tõlkimisel. Ja need on need põhilised mured ja muidugi, mis on salata, näiteks Stage 5 emissiooni tingimustele vastav mootor omab juba siis suuremad mootorid ka AdBlue'd, kõike seda tahmafiltrid ja kõike, mida me traktorite vahel seda hästi teame. Ja paraku see loomulikult hinda tõstab circa 2 korda, kui me räägime mitte emissiooni nõuetele vastavatest generaatorist, mis on siis mõeldud statsionaarseks ehk kohtkasutuseks. Ja sealt on ka see tekkinud, et tegelikult hanked pärast tühistatakse, kuna ikkagi kas asutusel või omavalitsusel on mingi X summa mõeldud selle hanke täitmiseks, aga kui on pandud sisse siis muudatus
õigete emissiooninõuete peale, siis kahjuks enam ei ole võimalik generaatorit pakkuda. Osutus kallimaks, kui oli raha ette nähtud. Et kuidas sa, Ardo, siis sellist olukorda kommenteeriksid? Jaa, sa mainisid seda stage 5. See on ka üks asi, mis tegelikult võib-olla inimestel, kes ei ole igapäevaselt tehnikavaldkonnaga kursis, tekitab segadust. Tihtipeale aetakse omavahel sassi Euro 5 ja Stage 5. Et Euro 5 on mootorsõidukitele kehtiv heitmenorm. Stage 5 on väljaspool teeliiklust kasutatavate liikurmasinate heitmenorm. Ja siin me jõuamegi ka selleni, mida sa mainisid, see tõlke teema. Õigusaktide tõlkimisel võib teinekord juhtuda apsakaid või selliseid olukordi, kus võib-olla ei nähta ette, et mingisugune tõlkevariant tekitab edaspidi kohutavalt palju segadust. Ja selle sama sisepõlemismootorite heitmenormide määrusega, see on siis 2016/1628, millega siis kehtestati need Stage 5 nõuded. Seal on juba selle õigusakti nimes on sees mõiste liikurmasin. Ja see sama mõiste on tegelikult tekitanud väga-väga palju segadust, millega ka meie poole TTJA-sse pöördutakse. Sest kui inimene mõtleb selle sõna liikurmasin peale, ta ei mõtle generaatori peale. Tal ei teki seda seost. Ta ju ei liigu. Jah, tekib nagu see, mida ma tahan rõhutada nagu õigusaktide puhul. Õigusakti ei saa lugeda nagu ilukirjanduslikku teksti. Et sa pead teda võtma ette kõige olulisem alati, enne kui sa hakkad üldse midagi muud õigusaktis läbi lugema, võta ette see artikkel või paragrahv, kus on ära defineeritud mõisted. Sest kui sa selle punkti vahele jätad ja hakkad õigusakti lugema, siis su peas võib, tekkida hoopis teissugune seos. Et sama juhtus ka nüüd selle liikurmasinaga. See sama heitmenormide määrus tegelikult defineerib ära, mis asi on liikurmasin. Ja kui me seda nagu seal täpsemalt vaatame, siis selle heitmenormide määruse definitsiooni järgi ei pea liikurmasinal isegi rattaid olema. Ja sealt võib nüüd tekkida küsimus, et oot, mismoodi. Siin me tihtipeale ka ise läheme seda teed, et kui me järelevalvet tehes tekib mingisugune küsimus selle õigusakti tõlgendamisel, et tundub nagu imelik või kahtlane, siis me alati võtame kõrvale selle originaalteksti, enamasti siis inglisekeelse versiooni ja tegelikult selle heitmenormide määrusega ongi nii, et kui sa võtad sinna kõrvale nüüd selle inglisekeelse versiooni, see liikurmasin originaalis oli mobile equipment, mida võib-olla oleks üldse mõttekam tõlkida kui teisaldatav või liigutatav või mobiilne varustus või seade, mitte liikurmasin. Eriti tekitab see liikurmasin sellepärast segadust, et meil on liiklusseadus Eestis ja liiklusseaduses meil on ka liikurmasin, aga see on hoopis midagi muud. No meie mõistes on see teravilja kombain või mis iganes asi, mis põllumajanduslik. Aga heitmenormide liikurmasin ja liiklusseaduse liikurmasin ei ole üks ja sama. Et niimoodi õigusaktide vahel ei saa ümber tõsta neid mõisteid. Seda eelkõige juhul, kui see õigusakt ise defineerib ära. Jah, ütleme, kui me oleme siin Eesti seadusliku raames, näiteks mingi õigusakt ei defineeri mingit mõistet, siis tihtipeale võetakse, et näed, seal teises seaduses või teises määruses on see ära defineeritud. Aga antud juhul meil praegu liiklusseadus defineerib ühtemoodi, heitmenormide määrus Euroopa tasandil võtab teistmoodi. Aga me peame lähtuma ikkagi sellest definitsioonist, mis on selles konkreetses õigusaktis, mis need reeglid kehtestab. Et heitmenormide puhul me ei saa liiklusseaduse mõistet tuua sisse, sest see ei ole Euroopa tasandi õigusakt. No tegelikult kogu sellest jutust ju, ma saan aru, et asja iva on ju selles, et kui siis kohalik omavalitsus enda tarbeks soetab generaatorit, tegelikult nad soovivad seda kasutada statsionaarselt, aga nende huvi on see, et nad saaksid seda vajadusel siis teisaldada teise kohta. Aga nüüd, kuna see hinnavahe, nagu Janno mainis, võib olla isegi kahekordne, siis tegelikult tasuks isegi ära kaardistada kõigepealt see, et mille jaoks siis seda ikkagi lõpuks vaja on ja kas te kujutate ette üldse seda teisaldamisprotsessi ja selles mõttes, et kui elekter omavalitsus on ära, siis teda vaja on ju igal pool korraga, et peaks ka läbi mõtlema siis selle lahenduse, et kuidas moodi seda teisaldatavat generaatorit üksuste vahel jagada, eks ju.
ja kas see üldse on mõistlik selles mõttes, et kui on 2 juba üksteisest, ma ei tea, 5 kilomeetri kaugusel paiknevat objekti ilma elektrita ja mõlemad on kriitilise tähtsusega, siis reaalses elus on ju tegelikult see võimatu, et sellistel puhkudel võib-olla on mõistlik üldse soetada endale 2 statsionaarset generaatorit ja saad sama raha eest selle. Ja on asi nii-öelda lahendatud selliselt, et kui vool läheb ära, käib klõps, keegi ei pea hakkama käruga sõitma ja on... Ja mobiilse puhul võib ka, mainiks võib-olla ka selle ära, et kui osta sellist nii-öelda universaalset masinat, et hankida, et siis selline, mis oleks ka, mis on alati nagu nõue, et ta oleks sinna 3,5 tonni alla jääks, ehk sa saaksid kaubikutega vedada suuremate džiipidega, et ei oleks sellist logistiliselt ebamugav, et ei peaks veoautoga hakkama tassima. Et siis sa pead tegelikult juba lõivu maksma ju. Sellepärast, et sellised sõiduauto järel veetavad jämedalt 6-80 kVA-ni lähevad, aga sageli võib olla mingisuguse kohalik haigla või vanadekodu või mis iganes, et seal võib olla tegelikult tarbimine suurem ja siis see tähendab seda, sa saad küll teda kasutada, aga siis seal on nii, et kas sa siis kasutad ainult, ma ei tea, ühe osa hoonest nii-öelda elektri tarbimise katmiseks või siis kuidagi niimoodi tsükliti. Ja minule tundub, et siin ka üks aspekt on veel tegelikult see, et ütleme, et kõrvuti asuvad seal kõrval alevites koolimaja, teises alevis on lasteaed, mõlemast läheb vool ära, tuuakse see generaator kohale. Ma küsiks kõigepealt, et kus on see inimene, kes oskab siis seda maja külge ühendada ja teha, et kõik see pool ka ja kes omab vastavat nii-öelda siis koolitust ka, et seda järgi ühendada generaatoril ju teadupärast vaja maandused ja kõik asjad, ja kõrge pingega tegemist seal ka, et kindlasti ei ole nagu lihtne, et ka need on sellised asjad, aga samas kui see generaator on koha peal, elekter läheb ära, ta lülitab automaatselt järgi, on ju oluliselt lihtsam seda. Just see on ainult mõni sekund on sul nii-öelda tuba pime, ta lülitab kohtpaikse generaatori järgi ja tegelikult ei olegi rohkem vaja üldse tegeleda, lihtsalt sa pead olema... Tegele oma tööga. Jah, et sa pead lihtsalt selle teadma, et kui mitmeks tunniks sul paagis kütust jagub ja kas sul on see kütus olemas ja siis või kas siis keegi toob juurde. See on nagu palju lihtsam tegelikult. Just. Aga Janno, võib-olla siit olekski mõistlik selle poole pealt jätkata, et milliseid generaatoreid siin Vihuril üldse pakkuda on siis, kas mobiilseid või statsionaarseid, et milliste võimsustega ja millise nii-öelda üksuse jaoks? Kuna me oleme siin John Deere maaletooja, tegeleme John Deere mootoritega ka, siis meie enda laovalik üldiselt koosnebki siis John Deere mootoriga generaatoritest, kuna meil on väga suur ja hea hooldusvõrgustik, üle 20 hoolderbussi liigub igapäevaselt üle Eesti. Ja siis suudame ka neid hästi katta ja remontida ja hooldada. Me laos hoiame hetkel siis 30 kuni 200 kVA-ni John Deere mootoriga generaatoreid. Ja on võimalik tehase poolt siis tellida 14 erineva tootja mootoritega, nii siis Stage 5 emissiooni tingimustele vastavaid kui ka statsionaarseid, ehk siis piltlikult on võimalik tellida selliseid 2 mehe vahel tassitavatest kuni täispika merekonteineri suuruseni. Ja lihtsalt, kuna miks on nii palju mootoreid variante, ongi see, et näiteks ka John Deere mootor ei kata tegelikult kogu seda ampluaad ära. Ehk tehas on võimeline tootma siis kas 3 kuni 3500 kVA-ni, ehk siis et seal juba tulebki nii-öelda teha siis see mootori valik ja kui eriti veel, kui me räägime Stage 5 mootoritest, siis neid tegelikult on veel piiratum hulk, sellepärast et nagu me teame, seal on tingimuseks siis need heitgaasi, kas siis AdBlue-süsteemid ja kõik muud asjad, et siis seda ka päris kõigile mootorimudelitele kõik tootjad ei paku. Et siin tekib jälle omakorda eraldi valik. Et meie seda kõike saame pakkuda ja me oleme hästi huvitatud tegelikult sellistest projektilahendustest. Et näiteks kas paralleeltöösse panna tööle kuskile veel võrku lisaks ühendada ja kõike seda on võimalik meie käest saada. Ja aga just kõige olulisem ongi see, eks ole, et teha ära kodutöö, milleks on vaja, mis on tema kasutamise eesmärk ja selle põhjal teha siis nii-öelda see hange või soetada see generaator ka. Siin käis jutust läbi korraks selline 2 mehe vahel tassitav generaator, ma ei tea, küsin Hardo sinu käest korra, et kas see on seadusandluse mõistes liikurmasin või mitte? Seal nüüd tuleb vaadata ka seda asja, väga head käis ka selline mõiste läbi nagu statsionaarne masin, sest näiteks heitmenormide määrus ei laiene statsionaarsetele masinatele. Aga siin me jõuame jälle selleni, et mis on statsionaarne masin, eks ole. Selline tava inimese loogika ütleks, et see on masin, mis ei liigu, eks ole.
aga päris nii me ei saa võtta. Me peame jälle vaatama sinna määruse sisse, sellesse artiklisse, kus on siis need mõisted. Ja statsionaarne masin tegelikult heitmenormide määruse mõistes on masin, mis transporditakse peale selle valmistamist selle kasutuskohta ja sealt enam ei liigu. Ta jääb paikseks. Tal ei ole liikumise eesmärki. Ta tuleks ka sisuliselt ühendada maa külge paikselt statsionaarselt kinni, et teda ei saa võtta nüüd tõsta üles ja viia teise kohta. Et tegelikult statsionaarne masin tehakse valmis, tuuakse kohale, paigaldatakse ja sinna ta jääb. Et liikurmasina alla läheb kõik see, mida saab ringi transportida. Kui sa asetad ta, ütleme, haagise peale, tihtipeale me näeme seda, et hankedki on niimoodi ju tehtud, et mitte ei hangida ainult generaatorid, vaid sinna juurde on kirjutatud ka tingimustesse, et ta peab tulema koos haagisega, millega koos on võimalik seda genekat siis transportida. Aga siis ta on kohe liikurmasin. Ja sellisel juhul peaks ta olema siis kohe ka kangemate emissiooninõuetega, jälle topelthind ja kõik see. Hästi lihtne on tegelikult võib-olla ka aru saada sellest, et me ise nimetame neid Stage 5 masinaid rentalmasinateks ehk rendimasinateks, sest tegelikult see iseloomustada kõige paremini, et rentida võid sa nii haagisel, ilma haagiseta sul tõstetakse kraanaga ta maha sulle ehitusobjektile. Rendigeneraatori objektil olla aastaid tegelikult, aga ta ei ole kohtpaikne, et ta ikkagi ta peab vastama nõuetele, ta peab vastama emissioonidele ja mis mina olen nagu aru saanud ka, et see statsionaarne kohtpaikne, et see tema eesmärk suuresti on olla backup generaator ka. Just ütleme haiglatele ja sellistele asutustele, kus peab pidev elektrivool olema tagatud, et kui seal ütleme võrguvool tagant ära kaob, siis kohe genekas rakendub ja hakkab voolu tootma. Et üldjuhul sellistes kohtades ka väga sellist mobiilset või liikurmasina definitsiooni alla käivat genekat ei kasutata, sest ta ei pruugi olla seal asukohas, eks ole. Et tema transportimine võtab aega, et ta sinna jõuaks. Et selles mõttes, kui tegemist on ikkagi tagavara voolugeneraatoriga, siis pigem võiks võtta statsionaarse ehk siis kohtpaigaldatava masina generaatori ja kui eesmärk on ikkagi teda kasutada niimoodi, et sa transpordid teda mitmesse asukohta vastavalt vajadusele, siis on ta liikurmasin ja peab vastama karmimatele nõuetele. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et võtame selle sama kooli ja lasteaia 5 kilti üksteisest distants, mõlemil on siis ütleme valmidus selle teisaldatava generaatori vastuvõtmiseks, ma ei tea, seal on siis mingisugune ettevalmistatud plats, kinnitatakse ta põrandale, et kas see siis on võimalik, et ma panen selle generaatori kraana auto peale, võtan ühest kohast, viin teise kohta ja siis me saame teda käsitleda kui statsionaarset? Tegelikult, kui me vaatame, kuidas ta määruses sõnastatud on, siis ta on ikkagi valmistamiskohast esmasele kasutamiskohale transporditav masin, on siis statsionaarne masin. Kui sa ikkagi plaanid teda mitme objekti vahel ringi sõidutada, siis on ta liikurmasin. Ehk siis mobile equipment, eks ole. Jah, sest alati ei poldita ka maha kinni, et seda ei saa ka minna, et ma mõtlengi, et kui lähed järelevalvet tegema, siis ütleb meil, kas siis on polditud või ei ole polditud, et kuidas kasulikum on. Et see alati ei tähenda, sest otseselt me ei pea neid kinni põrandasse tõmbama. Aga nüüd me jõudsimegi otsaga siia järelevalve juurde, et mismoodi teie amet seda järelevalvet teostab siis nendele allüksustele ja millised on need riskid, mis kaasnevad siis sellega, et kui on valeks otstarbeks ostetud generaatorid, ütleme teisaldatav on siis kasutatakse kui statsionaarset ja vastupidi, et millised on siis sanktsioonid, ma ei tea, generaatori kasutajale, müüjale, tootjale? Jah, meie asutus ehk siis Tehnilise Järelevalve Amet koos Tarbijakaitsega, me oleme nüüd üks asutus juba mõned aastad, teostame siis turujärelevalvet peamiselt. Turujärelevalve osas me siis jälgimegi kõiki neid masinaid, mis meie turul saadaval on. Loomulikult me ei jõua vaadata kõiki asju, kontroll on pisteline. Et selle jaoks me igal aastal koostame sellise asja nagu ohuprognoos, kus me siis käime vastavalt läbi kõik need valdkonnad, kus viimase aasta jooksul on mingisugune kas probleem tekkinud, kus me oleme täheldanud näiteks mingeid õnnetusi, midagi muud sellist, mis tõstab selle vastava tootegrupi ohutaset. Ja vastavalt sellele me siis järgmisel aastal teostame selles valdkonnas rohkem järelevalvet, et see oht elimineerida. Et see ohutuse tagamine on tegelikult meie Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ameti selline põhieesmärk. Kuna generaatorite puhul on tegemist masinatega, siis
esmane asi, mida me nagu kontrollime selliste seadmete puhul on loomulikult, et neil oleks kõik nõutud dokumendid kaasas. See on nagu see kõige esmane asi. Dokumentidest me vaatame kõigepealt siis vastavusdeklaratsiooni, inglise keeles on ta siis Declaration of Conformity. Selle dokumendi tegelikult koostab tootja ise. Ja tegelikult see on dokument, millega tootja võtab vastutuse. Ta koostab selle dokumendi ära, allkirjastab ära ja sellega ta võtab vastutuse, et tema toode vastab nõuetele. Kuidas see nüüd on seotud ohutusega? Me eeldame, et toode, mis vastab nõuetele, on ohutu. See muidugi alati ei tähenda, et kõik, mis seal paberi peal kirjas on ka tõene, eks ole. Et see on ka üks asi, mida me nüüd järelevalve käigus kontrollime. Me käime selle deklaratsiooni läbi. Vastavusdeklaratsioonis siis tegelikult tootja loetleb kõik need õigusaktid ja standardid, mida ta jälginud on, et tagada, et toode vastaks nõuetele. Ma siin enne mainisin masinadirektiivi, kõik need elektriga seotud direktiivid ja samamoodi ka siis see heitmenormid. Algselt muidugi mootori vastavuse eest heitmenormidele vastab mootori tootja. Aga kui see mootor paigaldatakse mingi masinaga külge, siis ta muutub uueks tooteks, eks ole, siis selle lõpliku masina nõuete vastavuse eest vastutab ikkagi see masinatootja lõpus. Masinatootja ei pea teostama sellele mootorile nüüd seda heitmenormide määramist, eks ole. Seda peab tegema mootoritootja, aga masinatootja, kui ta selle mootori enda masina sisse paneb, peab veenduma, et see mootoritootja on nüüd kõik nõuded täitnud. Nii, ja kindlasti tahan rõhutada seda, et vastavusdeklaratsioon ei ole nüüd ainukene asi, mida me järelevalves vaatame. Vastavusdeklaratsioon on see nagu esimene asi, mida me vaatame sellepärast, et kui seal on midagi valesti või miski ei klapi, siis meil tekib juba kahtlus, et võib-olla probleemid on juba kuskil sügavamal, et kas see tootja on nüüd ikkagi kõik need vastavusmenetlused läbi käinud, et oma toote nõuetele vastavust tagada. Et lisaks me siis võime välja nõuda tootjalt ka katseprotokollid, vastavushindamisdokumendid, kui ta on käinud siis mingi asutuse juures enda masina nõudeid kontrollimas ja samamoodi ka sinna algse mootoritootjani välja. Ja siis me vaatame veel ka näiteks masinate märgistust. No see on selline rohkem formaalsem asi, aga jah, tegelikult on võimalik minna nagu täiesti sinna algsete masina osade tootjani tagasi välja. Et sellist reaalset nagu katsetamist on üliharva, et kuna see on esiteks väga kulukas ja see määratlus nüüd, et kui ohtlik see toode on, et see peab nüüd olema ka seal taga, et kui toode on ikka väga ohtlik, siis ta vajaks mingit täiendavat katsetamist. Aga ütleme generaatorite puhul jah, ma ei näe praegu, et see vajadus nii suur oleks. Ja teine müüt, nagu, mida ma tahaks kummutada, on see, et kui müüakse mingeid seadmeid kuskil ja meie näiteks kontrollime, siis tihtipeale esimene vabandus on, aga näe, seal teises riigis Euroopas müüakse juba. Kuidas nad seal võivad, eks ole? See on tegelikult see, et kontroll ei ole lauskontroll, kontroll on pisteline. Samamoodi ka nagu ka riiki sisse tulevad tooted, samamoodi masinad. Et esimene see nii-öelda värav seal on toll. Toll on tegelikult see, kes teeb selle esmase otsuse tihtipeale, kas pidada toode kinni ja lasta kontrollida või mitte. Jah, ametid annavad tollile omakorda need nii-öelda riski nimekirjad, milliseid tooteid tuleks võib-olla rohkem kontrollida. Aga jah, sellist nagu lauskontrolli, et pikka liini pidi kõik kaup tuleb, aga piiri pealt sisse ja keegi seal istub ja muudkui kontrollib kõik, et sellist asja ei ole, see oleks tohutu ressursi kadu ja ressursi raiskamine. Et tegelikult on pisteline kontroll, aga pisteline kontroll on väga põhjalik. No ilmselt, kui ma oleksin praegu saate vaataja ja esitan endale küsimuse, et ostan endale statsionaarse generaatori ja panen selle käru peale, kinnitan korralikult ja viin kohale, et kas ta on siis ohtlik? Ta ei pruugi olla... Ja mismoodi on ta ohtlik? Ta ei pruugi olla, ütleme, vahetult inimesele ohtlik, jah. Aga miks meil on üldse kehtestatud need heitmenormid, on tegelikult oht keskkonnale. Et see on see peamine põhjus. Et ütleme, riskianalüüsi võttes, jah, on kindlasti turul ohtlikumaid tooteid ja masinaid, mis vahetult võivad inimesele, ütleme, kehavigastusi tekitada. Et generaator nüüd kindlasti ei ole selline nii-öelda number 1 ohtlik toode, kui ta heitmenormidelt ei vasta. Aga jah, oht keskkonnale on kindlasti olemas ja ütleme, pikaajalisel töökäigus ta võib ka kahjustada ikkagi seda, kahjustada enda ümber olevat keskkonda, võib ta ka mõjutada inimeste tervist. See mõju on nagu pikaajaline. Et ei ole sellist nagu vahetult kiiret ohtu.
See on väga hea, et sai ära selgitatud. Noh, kindlasti kütusepaagid ja need on ju ka teistsuguselt konstrueeritud teisaldatavatel generaatoritele kui need, mis on statsionaarsed, eks ole. Noh ja meil tootjal on juba, kui ta on ikkagi Stage 5, siis on nii-öelda tingimuslikult rendimasin ja siis on juba ka selle korpuse isolatsioon on paksem vähe rohkem, ehk on ka see müranormidele vastavus on tal tegelikult parem. Just, et ta peab olema vaikne ka, eks ole. No me rääkisime siin sellest järelvalvest juba põgusalt ja üldse sellest ka, et millist generaatorit valida. Janno, võib-olla sina räägid siin juurde, et milline on vihuri tehnikameeste kompetents üldse generaatori müümisel, soovitamisel ja hooldamisel ja nii edasi. No me oleme siin nüüd 3-4 aastat päris aktiivselt müünud generaatoreid ja lahendanud ka erinevaid tehnilisi küsimusi. No, üleüldiselt ma usun, et on meil see mootori, nii-öelda John Deere mootori koha pealt on meil kindlasti väga head teadmised, oskused. Lisaks sellele oleme ka koolitanud ennast kontrollerite kasutamise osas. Ehk on ka see arusaam täiesti olemas, kuidas siis see paralleeltöö võimaldamine peaks käima ja näiteks ka võrgumoodulitega võrku ühendamine ja kõik see. Et ma usun küll, et ei tohiks olla väga sellist küsimust generaatorite osas, millele me ei oskaks vastust anda, sest meie poole on ka pöördutud klientide poolt, just põllumajanduskliendid, kes on endale päiksepargid rajanud ja siis on näiteks sinna kõrvale tööle on siis planeeritud, kas siis panna akupanka või siis akupanga lisaks veel näiteks generaatorit ja siis me oleme näiteks nende lahendustega ka tegelenud. Et alati muidugi on jällegi see, et alati ei olegi võimalik neid lahendusi niimoodi teha, nagu klient on mõtelnud. Sest paraku kõik see elektrotehnika ja kõik see on päris selline keeruline ja vastandlik teinekord. Aga jah, saame, ma arvan, pakkuda küll täislahendust. Väga tore. Hardo, küsin veel ühe viimase küsimuse, et kas on ka mingisuguseid eritingimusi, ütleme, generaatorite kasutamises, kui me räägime siin militaarvaldkonnast, päästest, linnavalitsustest, munitsipaalasutustest, milliseid erisusi või kas üldse kohaldatakse? Teatavatel õigusaktidel on erisused välja toodud. See on jälle üks oluline punkt, mida tuleb õigusaktide lugemisel ja tõlgendamisel kindlasti jälgida. Et samamoodi nagu tuleb endale selgeks teha mõisted, tuleb ka tegelikult selgeks teha endale kohaldamisala ja välistused. Et igal õigusaktil on tegelikult, mis puudutab siis turujärelevalvet või nõudeid tootele, siis on tavaliselt üks selline alguses olev esimesi artikleid kohe on kohaldamisala, kus tavaliselt tuuakse välja ka siis need välistused või siis tooted, mis sealt alt väljas on. Jah, tihtipeale sellistes õigusaktides on erandid näiteks militaarvarustusele ja vahel ka politsei ja pääste puhul. Aga kui me võtame nüüd selle heitmenormide määruse, siis seal nagu väga palju erisusi ei ole. Et mootorid küll enamasti peavad vastama kõik Stage 5-le, jah, samadel nõuetel. Et sealt heitmenormide alt on väljas, ütleme, seal mingid meresõidukid, õhusõidukid, sest neil on enda oma õigusaktid, mis nende mootorite nõudeid reguleerivad. Nad ei ole ka liikurmasinad, eks ole. Et põhimõtteliselt laias laastus võib öelda, et kõik selline tehnika, nagu mis läheb juba sinna Transpordiameti pädevus on selle liikurmasinate heitmenormide alt väljas, et kuna nad osalevad liikluses või on neil mingi oma õigusakt. Et väga palju nagu selles mõttes mingeid erisusi seal välja tuua ei saa. No väga põnev. Igal juhul kogu see teema käsitlus minu arvates ka ja ma loodan, et vaatajatel on olnud siiamaani palju kaasa võtta ja on tulevikus oma ehitise planeerimisel ja elektrivarustuse planeerimisel kõvasti abiks. Mehed, ütlete võib-olla mõne kokkuvõtliku soovituse ka vaatajale, mida siis tähele panna? Esimene asi olekski võib-olla tellijal endale selgeks teha, mida ta tahab, mille jaoks. Sellest lähtudes siis vaadata üle need reeglid ja kui on kahtlus, siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on olemas, me oleme kättesaadavad, kui teil on kahtlust, abi vaja, ütleme, hanketingimuste koostamisel, teil on nõu vaja, pöörduge meie poole. Et me oleme sel aastal tegelikult päris mitut hankekoostajat niimoodi nõustanud.
et ta teaks, et ta pärast saab siis selle asja, mida ta tahab ja et see asi oleks ohutu ja vastaks nõuetele. Ja see abi on selles mõttes täitsa tasuta, et ei ole mingit lisa. Just, et meie poole võib alati pöörduda, vastame teile. Sama võib ka meie kohta öelda, et kui on küsimusi ja soove, siis alati saame konsultatsiooni pakkuda ja selle eest ka raha ei küsi ja noh, mis siis veel, et kui me räägime nendest elektri tarbimistest ja asjadest, siis tegelikult eelkõige tuleks enda jaoks selgeks teha jah, kas siis elektrimüüja käest küsida Excelis tarbimiskõverad asjad, et siis saaks juba natuke kodutööd teha, et üleüldse saaks aimu, mis tarbimistest me räägime, lisaks, mis on äärmiselt oluline, võib-olla suuremate tootjate puhul natuke vaadata ka tulevikku, sest generaator ei ole selline toode, mida sa tegelikult ostad 5 aastaks. Et nad on mitukümmend aastat võivad rahulikult töötada, kui on hooldatud ja et siis ei tekiks sellist olukorda, et näiteks 7 või ütleme, ongi 5 aasta pärast näiteks, ütleme, Agris siis hakatakse laiendama lauta või palju suurem kuivati ehitatakse, et natuke see võiks võib-olla selle peale mõtelda, et mis on tulevikustrateegiad. Et kui juba teha, siis teha nii-öelda varuga õige asi ja siis on rahumajas juba rohkem tegelema selle teemaga. Vala ainult kütust sisse. Just, ja naera ja tarbi. Just. Ja no mina võtan endale kindlasti kaasa selle, et ega generaatori hankimine, mis võib-olla võib esialgu tunduda väga lihtne, et siis nagu Hardo ütles, et tehke endale selgeks kõigepealt mõisted, sest mõisted erinevas seadusandluses võivad tähendada erinevaid asju. Ja ikkagi selgeks teha endale ka see, et mis on selle generaatori lõplik kasutuse eesmärk ja kus te tahate teda kasutada, et need on kindlasti väga olulised asjad. Aitäh teile saatesse tulemast, mehed. Ja nende sõnadega võtab Vihuri Targatehnika kodustuudio enda saate tänaseks jälle kokku. Tulevastes saadetes arutleme kindlasti veel põnevate teemade üle. Aitäh teile vaatamast ja kohtumiseni.